Tervist! Objektiivi laua taga on sõjaajaloolane Jüri Kotšinev. Tere, Jüri! Tere, Markus! Tere, vaatajad! Pole tükk aega sinuga siin istunud ja rääkinud. Täna räägime Gruusiast ja Gruusia poliitilisest olukorrast. Seoses Gruusia unistuspartei valimisvõiduga on Gruusia nihkunud selliselt globalistlikult teljelt pigem neutraalse telje poole. Räägime sellest, mida siis Gruusia poliitilises elus praegu tähele panna on ja milliseid õppetunde sellelt on jagada ka meie Eesti poliitikale. Aga võib-olla alustuseks, Jüri, küsiksin, et mis sind Gruusiaga ühendab ja millised kontaktid sinul Gruusiaga on? Ja need kontaktid on minu elu taust, ajaliseks taustaks võttes väga vanad, eks ju, sest et kui ma sündisin isa poolt grusiini, isa sündis ise Tbilisis, Tbilisis sündis vanaisa, tema isa omakorda juba oli kaheetia mees, siis minu vanaisa kuulus üle Gruusia maa jahikoerte aretaja ja kasvataja, mis tegi tast mitte ainult tuntud, vaid ka küllaltki mõjuka isiku, sest Gruusias kõik tähtsamad valged inimesed käisid jahil, olid kirglikud jahimehed, kuigi põhiliselt tuli seal nepijaht ja faasanijaht, seda õilsam sport, nagu öelda, ei pea mudas müttama. Nii et kõige otsesemad ja loomulikult kõik need Gruusias jällegi Tbilisist põhiliselt tulnud külalised, kes käisid Tallinnas mind vaatamas enne seda, kui ma üldse mäletan midagi 61. teine aasta, kuni siis 80-ndatel jäi vähesemaks see kõige otsesem. Rääkimata sellest, et ajaloo sõlmküsimuste pöördepunktide ajal loomulikult ma eristasin 2008 Tbilisi oma sugulasele Leanale, kes oli juurtega otse Tseretelide vürsti sugusast, ülem Tsereti valitsejad omaaegsed Gruusia maasool nii-öelda. Ja ei ole nii, nagu mõni arvab, et igas orus on oma vürstike seal. Seda on ka, aga Tseretelid, Mikeladžed ja Gruzinskid, rääkimata Bagratiididest, need ikka on. Ja ma kuulsin, ta rõdule läks. Ma rääkisin lauatelefoniga. Side oli olemas Tallinna ja Tbilisi vahel, kuidas venelased pommitasid Tbilisit, äärelinnasid ja lennujaama. Nii et selle kohta panen punkti meenutusega Raekoja platsist olevast miitingust Gruusia toetuseks, kus oli väga palju rahvast ja kõik teadsid omaaegset Laari sõprust Gruusiaga. Ja Matsulevitši käimisid ja mitte ainult seal. Ühesõnaga nagu venna soovariigiks vormistatud Eestis ja Vene raadio ja AK ühine korrespondent oli üks vanem härrasmees prillidega ja ütleb mulle, et te seisate siin Gruusia lipuga. Gruusia särk oli mul ka lipuga seljas. A miks? Nad teadsid mind kui Vene ajalool. Mis nüüd lahti on? Ja ma ei hakanud pikalt seletama, ütlesin, vaadake sõbrake, kui Gruusia lennuvägi hakkab pommitama Moskvat, siis ma olen siin Vene trikolooriga, võin teile kinnitada. Aga kuna täna Kreml pommitab Tbilisit, siis ma olen selle lipuga. Ja selle peale kõrval seises Juku-Kalle Raid hakkas karjuma, hurraa, tubli. Meil ei. Ühesõnaga Gruusiaga seob mind nii palju, et üle Harju keskmise kindlasti. Ma olen grusiin, muuhulgas. Peale selle, et ma olen sakslane, venelane, poolakas, impeeriumi toode. Vaata vanasti oli nii, et impeeriumis luges usutunnistus. Ja ka mitte lõpuni. Balti sakslased olid luterlased tolleks ajaks. Abiellusid venelastega õigeusklikega Püha Siimoni kirikus, kus omal ajal teenis Nikolai Päts ja nii edasi, aga ma jätan praegu kiriku ajaloo kõrvale. Lihtsalt ma seletan, et inimesed ei arvaks, et ma olen kuskilt välja karanud ja laboris endal mehkeldanud suguvuse ajaloo. Ei, impeeriumis oli täiesti tavaline. OZ provintside Saksa
ja Vene sisekubermangude, eriti Peterburi. Aga Tallinn oli ju siis Peterburi eeslinn. Ükskõik mida sellest ei arva Võrumaa metsades elavad hüperpatrioodid. Ma lihtsalt seletan, et jah, väga palju seob Gruusiaga. Sa oled jälginud nüüd Gruusia olukorda ja hiljuti just siin avaldasin ka sinu kolumni Gruusia on löönud lahku Euroliidu globalismist ja läinud oma teed. Tituleerisin selle ühe sinu lausega sealt artiklist. Ja kui me räägime sellest, et Eestil on olnud sellised väga head suhted Gruusiaga siin Laari ajal ja siis, kui Saakašvili oli president, et siis oli igati koššer Gruusiaga suhelda ja Eesti oli Gruusia suur sõber, aga tänased sahknad millegipärast on Gruusiale selja keeranud ja tulnud siis Gruusia valitsusvastasele meeleavaldusele Sakartvelo karjuma. Et mida sellest arvata? Vot jällegi, siin on väga pikk eellugu Eesti-Gruusia suhetel. Vanaisa kogus marke, tsaari ohvitser, kahurväelane, Tiflissi Junkru-kooli lõpetanud. Juba siis kogus marke, igasuguseid. Ja mingist ajast, peale 18. aastat, aga ta vanaisa jäi Gruusia armeesse teenima loomulikult. Nõukogude võim tuli sinna 21. natuke varem kui Eestis. Oli tal Eesti Vabariigi margi kogu. 3 lõvi, Sepp, kes teeb tööd 5 senti maksis ja Konstantin Päts riigivanemana tollal veel. Nii et Eestit teati, põhimõtteliselt, nagu teati Vatikani või nagu teati Boliiviat või markide järgi. Aga juba ütelda siis nõukogude ajal, kui oldi saatuse kaaslased, siis Tallinna Kalevil ei olnud probleeme istuda siin Tallinnas sööklas Võite seal korrusel, Viru tänava valguses. Ja avastada, et naaberlaudkond saadab neile 10 konjakit. Need on grusiinid, sportlased. Ülihead olid suhted, sest teati, et kannatatakse samamoodi kui üks teine väike rahvas. Grusiine maailmas circa 7 miljonit, eestlasi raudselt alla 1. Eestis elab neist kuskil 800 000 eestlast. Nii. Aga ikkagi mastaapselt vaadates saatuse kaaslased igas mõttes. Lihtsalt vahe on selles, et kui 1213 tuleb Eestisse Lääne-Euroopast, põhiliselt Alam-Saksimaalt ja Festvalist järjekordne kannakinnitaja peale taanlasi siis Gruusias sureb 1213 nende suurim valitseja Taamar Suur, kes sai troonile peale oma isa Georgi III surma 1184 ja sureb 1213, valitseb siis 29 aastat. Ja hakkad vaatama ja mõtlema neid asju, et iseseisvus oli mõõtmatult suurem grusiinidel. Ka siis, kui 13. sajand mongolid vallutasid ära kogu Kaukaasia regiooni, siis ikkagi valitsesid kohalikud. Eestil nii hästi ei läinud. Peale 13. sajandi muinas iseseisvuse aega. Ükskõik mida ei räägi ajaloolased, et Eesti mees kandis mõõka ja kandis küll, kuni Plettenberg selle ära keelas. Nii palju siis näilisest iseseisvusest. Aga suhted olid head. Nii palju, kui neid üldse oli. Ja muidugi nõukaajal, kõik ju mäletavad seda, kuidas Batiašvili ajal olid teatud rahutused ja eriti siis, kui hakati Stalini seda kultust nagu lahti kangutama ja taheti teha vene keel Gruusias esimeseks riigikeeleks. Gruusias aeti asju ainult gruusia keeles, erinevad kõikidest teistest liiduvabariikidest. Ja võt siis olid mõned eestlased seal teenimas sisevägedes. Ja ma tean ühte meest, kes istus mu kõrval, kui Gruusia esimene ametlik saadik peale Asjurit, Zurab Maršani, et Zurabi oli arst,
aga ei olnud neil nii palju diplomaate. See oli Mihhail Saakašvili aeg ja siis haritud inimesena saadeti ta Eestisse asjuriks, kuni siis Saakašvili ajal tuli Ameerikas õppinud 36-aastane, täisverd saadik siia. Ja see oli siis see Eesti mees, kes teenis siis, kui ta keeldus grusiinide pihta avama tule, kui oli meeletu ülestus Tbilisis ja sai selle eest Saakašvilit siis lõvikujutisega, vapilooma ordeni ja me istusime, rääkisime omavahel. Ikkagi oli tal väga head suhted ja kui Laar otsustas, et tuleb nagu kasulik ja õige asi kokku liita ja kõik need Viinamari istandused ja need vaatasid siis, et kappriik ikkagi ja Soome käsilane ja naaber ja Rootsi endine vasall ja ühesõnaga tublid eestlased. Et siis need suhted olid väga okei ja kuni sinnamaani välja, et ikkagi, kui sai marsitud Gruusia toetuseks 2008 läbi vanalinna, tegime ringi Raekoja platsist Raekoja platsi, Pikka tänavat ja Vene tänavat ja siis Majasmoka eest terrassil istusid Vene turistid, see ei ole ju kaugel Vene saatkonnast ja sõimasid ja karjusid meie grusiinide pihta igasugusi roppusi, aga minu ülesanne oli Gruusia seltsipalvel kaitsta Maršani ja isikut. Ma pidin eriti valvsalt jälgima, et ei lendaks mõni kivi või mõni õhupüss ei tulistaks ja siis eestlaste toetus oli meie manifestatsioonile, kus oli, ütleme 100 inimest, kohalikud grusiinid oli väga palav, võrreldes siis nagu Vene poole, sellise väga negatiivse, võidukad väed, eks ju, Tbilisi on iga hetk langemas. Nii et see ajalugu on väga pikk, aga juhtus siis järsku see, et mitte Eesti rahvas ja isegi mitte Eesti poliitikud oma enamuses on selle vastu, mis Gruusias praegu toimub, vaid Eesti poliitiline nagu establishment. Ja miks? Aga sellepärast, et Eesti üritab joosta rongi ees selles küsimuses ja mis iganes kõik ei tule kollektiivselt läänelt. Seda tahetakse mitte ainult täita ülipüüdlikud, vaid suisa ennetada ja sealt tuleb see rongi ees jooksmise ja üliagar selline, kuidas öelda, viielise käe tõstmine, mina tean vastuseid ja tahan meeldida ülemustele. Vot sealt tuli see demarš, mida teostas nüüd siis paraku Margus Tsahkna, eks ju, näitamaks, et küll meie Euroopa riikide esirinnas taunime ja mõistame hukka teie diplomaatiat, aga unustab inimene ära või ei tea, Tsahkna ma mõtlen, et see diplomaatia on grusiine sajandeid aidanud olemas olla. Pärslaste, türklaste, venelaste ülemvõimu ja ohu, suisa rahvuse hävitamise ohu karide vahelt välja vedada. See on sajandeid pikk traditsioon, sellepärast, et kui Georgi kolmas Bagratiid Tshetast kolis pealinnaga paarkümmend kilomeetrit kõrval olevasse Tiflissi ehk Tbilisi linna, siis põhjus ei olnud see, et sealt avaneb ilusam vaade ümbruskonnale, vaid oli paremini kaitstav. Nii et sõda on maitsnud grusiinid ikka väga palju ja suutnud olemas olla. Arvestades seda, et peale armeenlasi oli ümbruskond, naaberkond ka muu usuline veel. Sest Venemaa tollal sinna eriti ei ulatunud varajasel keskajal, mis on veel väga huvitav, et aga kogu see kant, kes siis seda asustas nagu, aga seda asustas Donau idakaldast alates kuni siis Kaukasuseni ja kogu praegust Ukraina ala, eriti ka Krimmi kattes, selline hõimude liit nagu olid sküüdid, kes vallutati hiljem sugulase vennase rahvas sarmaatide poolt, kes olid jõudnud hävitava löögi anda nii Pärsia impeeriumi ekspeditsioonikorpusele kui Rooma leegionidele ja kes lõpuks lõunaslaavlastega lihtsalt segunesid. Aga kõige rohkem on sküüte ukrainlastes, kui sa vaatad sküütide skulptuure ja raidkivi artefakte ja Ukraina vuntse,
ja neid juukse üks ühele. Nii et ajalugu põimub nii või teisiti, aga Gruusia ristiti 4. sajand, kirjakeel. Veini tootmine, see on hirmu äratavalt sama vana kui, ma ei tea, Iisraelis või nagu õlu Egiptuses veinikultuuris. Kuskil 3000 või isegi 5000 enne Kristust. Ja nii et ja Kolkhisest kui kuningriigist kirjutab Herodotes ja tema kannul juba siis Rooma klassikud ja Tacitus ja tuntud riigina, mitte lihtsalt hõimuna või kõik ju teavad Kuldvillaku ja legende Kolkhise kuningriiki ühesõnaga. Ja muidugi see ei kahanda armeenlaste ajalugu, suur Armeeniat ja Vahemere äärest ju kõik hakkas arenema selles regioonis, aga grusiini lauga kannavad ühe vanima tsivilisatsiooni kandja nime ja seda õigustatud. Põhjalas oli ka, eestlased on väga ammu elanud siin, aga seda nimetasid kreeklased Hyperboreaks. Seal, kus talvituvad need müstilised tegelased talvel, puhkavad. Nii et ühesõnaga väga karm kliima aga suhted olid head. Kuni praeguse, mitte Eesti, vaid Euroopa Liidu eestkõneleja Eesti teatud poliitilise establishmendi suhtumise kaudu nad järsult halvenenud. Aga see establishment ei ole ju ka kogu Eesti poliitiline maastik. Ja see on niivõrd läbi näha, see poliitika, et olla paipoiss, et grusiinid esialgu hoiavad joont ja nägu säilitavad ja ei vasta sümmeetriliselt. Sest et viimased uudised, mis ma selles liinis olen kuulnud, räägivad teatud Gruusia poliitilise eliidi viisade tühistamisest, et nad ei saa Eestissegi reisida. Peaminister ja välisminister, lõhnab barbaarsusega. Lõhnab väga palju sõimatud Moskva käitumisega. Isegi Moskva ei käitu nii. Nii käitub Euroliit, tühistades viisasid nendega, kellega tahetakse samal ajal asju reguleerida ja läbi rääkida. Nii et see on täis absurd. Ma loodan, et grusiinid suudavad oma nägu säilitada lõpuni ehk väärikuse. Eesti peale selles suhtes ma enam ei looda, sest kõik väärikus on juba... Selle väärikuse, mida Eesti on kaotanud. Hello, Europe, tantsis ja laulis seesama mees, kes käis Tbilisis, kuidas seda siis öelda, diplomaatilises keeles öelda nagu räuskamas. Ma ei oska muud nime anda. Et aru saada nagu Gruusia kultuurist ja ka tänasest poliitilisest suundumusest, siis ilmselt on vaja ikkagi esile tuua selle, et tegu on ühe vanima kristliku riigiga. Et sa mainisid juba, et Gruusia samamoodi nagu Armeenia ka on põhimõtteliselt 4. sajandi käigus enam-vähem vahetult peale Nikaia kirikukogu ristitud ja ristiusu vastu võtnud, et kristluse kude on selles ühiskonnas niivõrd ürkselt sees, et seda ei saa välja sealt ja sellise nagu, kuidas öelda, paganlikkus kalduv eestlane võib-olla ei saagi üleüldse aru sellest, et mida see kristlus tegelikult seal teeb ja millise olulise positsiooni ajaloos ja grusiinide südames ta omab. Selle kohta on kõige parem näide, mis võib-olla seletab neile, kes on võimelised aru saama, et algkristluse ajal Gruusias, riigis, kuningriigis, ei olnud märtreid. Ja küll natukene võib seletada, et see tähendas seda, et võeti kogu rahvuskehaga vastu ülevalt alla kuningast viimased talupojani. Nähti, et on õige asi ja võimud ei kiusanud taga, mitte iialgi. Märtrid puuduvad, see näitab nende kristluse vastuvõtmise küpsusastet rahvana. Ja Eestis ringi vaadates ei ole see asi siiamaani toimunud rahva kristlikuks muutumine. Ja erinevatel perioodidel, aga see sõltus jälle vastasseisust võimudele. Eestis paraku Balti-Saksa luterlikuks
muutunud ülikkonnale, sest peale Luteri reforme 1517 ja edasi oli ju muidu nii palju laidusõnu teeninud Plettenberg see, kes ei surunud peale loobumist katoliiklusest oma juhitud ordu, Liivi ordu. Aga peale teda, kui ma ei eksi, siis ordu tegevliikmetest alla 10 jäid truuks katoliiklusele. Ülejäänud kartes varalisi represseeringuid ja igasugusi muid kitsendusi läksid üle luterlusse. Aga see räägib rüütelkonnast, rahvast räägib see asi väga vähe. Nii et see on üks põhilisi vahesid ja sõltumatus suurtest näiteks Konstantinoopoli ja nendest suurtest patriarhidest Gruusias on ju oma. Ja patriarh ja Armeenias on oma katolikus ja kirikupea. See on autokefaalia. Ja siin oleks Eestil võimalik näitena üle võtta olukord, mis on praegu tekkinud Eesti õigeusu kirikuga. Ma ei hakka praegu seda jagama kõikiks ja Eesti õigeusu kirikuks, mis loodi omal ajal Moskva kiriku vastukaaluks Lagle Baraki siseministri olemise ajal. Aga et mis siis edasi ja kuidas siis edasi? Et kas ühed teiste alla või? Ei, autokefaalia. Aga see tähendab seda, et autokefaalia ongi autokefaalia. Kui Moskva patriarhaadi alamad, kanoonilised, tulevad sealt alt ära, siis sama sammu ootaks ka praegu Eesti õigeusu kirikult, mida esindab Sakarias Lepik ja tema ülemused ja Kreeka alt ja autokefaalia nii vasakule kui paremale. Ja siis saab rääkida Eesti õigeusu kirikust. Ilma alluvusvahekorrata kellegile, kes valitseb väga kauge maa tagant. Aga see on lihtsalt minu nõuande väel. Loomulikult need asjad nii ei käi, et targad mehed tulevad kokku. Ja ma vist kunagi kirjutasin kuskil sellest, mis toimus. Objektiivs kirjutasingi, jah. Põhjuste ja tagajärgede seos. Mis juhtus siis, kui hakati vägisi lõhkuma ja tehti ettepanek katedraal maha lammutada ja ka korjandus alustati lõhkamistöödeks. Kõigepealt kaotati riik, siis kaotati ka elu ja tervis. Me ju teame, kuidas käis mitte ainult Nikolai Pätsi käsi, kes tuli oma kogudusega Siimeni kirikust Nevski katedraali. Aga kuidas käis ka tema venna käsi, Konstantin Pätsi käsi, lihtsalt Konstantini piinad olid pikemad. Tema 50-ndateni suhkruhaige mees hoiti elus vangistuses. Nii et sellised lood. Ja, kui nüüd tulla tagasi Gruusia juurde, siis mida me võime sellest poliitilisest protsessist nüüd praegu rääkida, et mis nüüd hiljuti Gruusia poliitilisel maastikul juhtunud on, et ühelt poolt on seal nii-öelda läänemeelne opositsioon, endine president ja siis Ivanišvili loodud Gruusia unistus, mis on võtnud selgelt sellise, kuidas öelda, neutraliteedipoliitika joone Venemaa suhtes. Et ühelt poolt siis lääs, ühelt poolt siin lääne hüpiknukk Tsahkna, kes karjub seal Sakartvelo ja protesteerib koos. Teadmata päris täpselt, mida see tähendab. Ilmselt, ma ei ole ja saamata aru nagu Gruusia kultuuri tervikust, eks ju, on selline lääne käsupoiss seal, aga teisalt siis Gruusia nagu poliitiline joon, et see on ikkagi olnud Gruusia rahva tahe, et nüüd aitab sellisest nii-öelda lääne globalistliku marioneti positsioonist, et nüüd me võtame nagu ohjad enda kätte ja me ei taha seda sõda siia, nii nagu see sõda tuli Ukrainasse. Jaa, see on ju nii, et Gruusia tähendab uuema aja poliitiline selline ajalugu on ju ka üsna keeruline, sellepärast, et kui oli enam-vähem kõik selge, kui Konstantin Gamsahurdi ja
poeg Zviad, vengreelane Zviadi, väga populaarne oma isa pärast, sest Suure meistri kätt on tõlgitud ka eesti keelde ja seda lugesid paljud maade rahvad. Kui tema väga segastel asjaoludel nagu kadus üldse elavate kirjast ja endine Nõukogude Liidu välisminister, kes oli enne seda Gruusia juht, enne seda Gruusia NKVD või KGB juht, Ševarnadze, eks ju, selle võimu võttis, siis on kõik alused arvata, et see võim võeti vägivaldselt. Ševarnadze oli siis enne, kui ta valiti valimistel mõndagi aega KT, olles Gruusia ajutise sõjanõukogu esimees, kes alutas endale jõustruktuurid, sellisena ka valitses. Mitte presidendina, aga oodati rahulikult ja paari aasta pärast, kui ta valiti presidendiks, kõik näis nagu riigipööre toimunud ja kõik on leppinud sellega, mis sa ikka teed, eks Ševarnadze tema kogemustega ja tema sidemetega ka Moskvaga. Aga siis juhtus see, et ta hakkas koolitama endale mantlipärijaid ja oma usaldusaluseid, kes oli Nino Burdzhanidze, keda nimetati Tbilisi jahuprintsessiks, kuna tema klannile kuulus jahutööstus, nagu Eesti ajal oli Puhkepojad või Virkuse jahutööstus siin Eestis. Ja teine oli keegi muu kui Mihhail Saakašvili. See on Ševarnadze klann. Ja Saakašvilist räägib see, mis ta nüüd edasi tegi oma patrooni ja poliitikasse tooja suhtes. Ta õppis, vaatas, jälgis ja tegi riigipöörde. See on see Gruusia kuulus rooside revolutsioon. Ja Nino toetas teda muuseas. Nii, Burdzhanidze. Nii et võimupööre number 2 uuema ajal, kus lihtsalt õpilane sööb ära õpetaja. Ja ega ta oleks ju vastu hakanud ka vanamees, aga Moskvast tulid erisädikud ja ütlesid, et astu tagasi, liiga palju on stagnatsiooni koos sinuga. Las poiss lööb endal ise nina väriseks, sest hea laps karistab ennast ise. Ja Ševarnadze tegi ju üsna huljulgeid asju vanakoolimehena. Ta lasi auto seista enda eramu hoovis nädal aega, enne kui see auto plahvatas, atentaadi katse. Ja verine ta oli küll, aga ellu jäi. See on see populaarsuse tõstmise. Ühesõnaga, räägime inimesest, kes oli ka tegude mees. Ja vot siis, kui tuleb juba nüüd Saakašvili, eks ju, võimupöördega Gruusia ette otsa, vot siis kõik oleks olnud korras. Aga vot siis teeb Laar oma suure käigu ja vot see on nüüd meie. Tõmbame nad Euroliitu, tõmbame ta lääne, ilmselt ka kuulates oma patroone omakorda. Sest järsku muutus Gruusia ja kõikidele nii armsaks, et mingisugused, ma ei tea, kas nüüd Veiko Lukmanid konkreetselt ja tema tollane noorliikumise kaaslane Tsahkna, aga Andrus Villem ja vot sellised vanad pursad hakkasid väga-väga tihti Gruusias käima ja seal veiniistandusi ostma ja nii, aga kõik oleks olnud ju tore. Ainult, et ma olen ju rääkinud poistega, kes käisid vaatlejatena, Euroopa Liidu vaatlejatena Gruusias, jälgimas nende elukorralduste. See ei olnud ju ainult Aimar Altosaar ega Mart Nutt, see oli ka Jüri Adams, nüüd ka vana kogenud mees. Kõik on muutunud, korruptsiooni pole ja on istutud nende ajurünnakute koosolekel. Ma küsin, kus te teate seda? Aga meile näidati. Me teame. Ma ütlesin, jah, te teate seda, mis teil näidati. Aga kuidas see elu käib tegelikult? Aga seda te ei tea, sest seda teile ei näidata. Aga kuidas see elu siis käib? Ma ütlesin, näiteks tuled kinost välja, Tbilisis, pealinnas. Ja inimesed lähevad ju tavaliselt sellise tropina kinost välja. Üks mees järsku võtab kõhust kinni kukub ja tal on kõik läbi torgatud. Veri tasu. Ma räägin praegusest ajast. See on see, mis toimub ja saabki toimub. Võib-olla natuke verine näide, aga põhimõtteliselt mitte kunagi, mitte keegi ei lõpeta ära korruptsiooni Gruusias. Nalja teed inimesed. Lähed juuksurisse ja maksad rubla, kus teised viskavad 10 lõikuse eest, mis maksis 30 kopikat. Ja seda rubla see juuksur võtab, sülitab sinna ja lööb teile otsa ette kinni. Ja öeldakse, mina vaeseid inimesi ei rööbi. Mine. See on tõsi elu, see ei ole film, see ei ole Sitsiilia film. Nii.
ja ühesõnaga see kõik oleks ka veel mõistetav, aga Saakašvili tegi selle, et ta viis sisse poliitilise represseerimise. Ja tema vangisüsteem ja need piinamised ja need ei ole nali asjad, need on inimesed, kes on tunnistajatena ellu jäänud. Ja vot sellise Gestapo sisseviimine ja autokraatia ja diktatuuri sisseviimine võttis talt lõpuks võimu. Rääkimata sellest, et täiesti oskamatu poliitika oma vähemusrahvastega nagu osseetidega ja abhaasidega andis võimaluse taldrikul kätte Vene invasiooniks. Ja see olukord kestab ju siiamaani. Ja peale Saakašvili aega, huvitav ka see veel, et Nino Burtšanidze kutsuti just Saakašvili poolt Prantsusmaalt. Ja tema oli ju Prantsuse Vabariigi saadik Gruusias. Ta oli Prantsusmaal sündinud grusiinide emigrantide perekonnast ja isegi tema, kes võttis vastu selle ettepaneku, olles kõigepealt saadikust määratud välisministriks, selle sama Mihhail Saakašvili poolt, võttis vastu siis nüüd ettepaneku hakata peaministriks, sellest loobus, sest talle juba tegi Ivanišvili ettepaneku hakata presidendi kandidaadiks peale seda, kui Saakašvili võetakse maha. Ja Saakašvili võeti maha, siis tuli vahepeal veel üks president. Nino Burtšanidze oli muide kaks korda KT, presidendi KT. No vot, ja tähendab mitmekordsed reetmised ja riigipöörded. Ja hiljem tuleb siis Zurabišvili, kes samuti on tegelikult Zurabišvili on reetnud oma patrooni. Zurabišvili on reetnud oma patrooni, kes kutsus ta Gruusiasse ja pakkus talle välisministri kohta. A peale seda elegantse liigutusega reedab ta oma uue patrooni Ivanišvili, kes tegi talle ettepaneku hakata Gruusia presidendiks. Mille ta vastu võttis ja hakkaski. Ja asi lõppes sellega, et oli probleeme ta presidendi residentsist välja saada, kui Kavelašvili valitakse presidendiks. Nii et seda ei maksa unustada ja eitada. See oleks rumal öelda, et Gruusias oli kõik väga sile ja tore. Aga nüüd, mis puudutab sellesse, et sõda käib ja alternatiiviks on sõda, olles sõtta tõmmatud jällegi välisriikide nii-öelda tagant nühkimisel. Aga mis garantiid on välisriikidel Gruusia suhtes, kui nad olekski sõtta läinud, kas Tsahkna hakkab neid kaitsma või? Tsahkna oskab meil siiamaani minu arust nüüd tantsida ja sedagi mitte hästi, eks ju, I love you Euroopa. No sellega sa venelaste vastu ei sõdi, eks ju. Nii et ja muidugi suurtes linnades valis praegust opositsiooni õppiv noorsugu. Õppiv noorsugu, kes tahtis õppida Euroopas, kes tahtis kõike uut nagu noored alati. Aga ma olen näinud intervjuud ühe Euroopa pooldaja poolt, kes oma naabriga Ida-Gruusias vaidles. Ja see oponent ütles, et ma ei taha, et mu poiss õpiks läänes. Sest kui ta tuleb tagasi, ta hakkab kleiti kandma, aga ma ei taha seda. Vot nii. Ja selle peale see lääne väärtuste kaitsja ainult naeris. Aga naeris ta sellepärast, et tal ei olnud midagi vastata. Ja öelda, et see ei ole nii. No võib-olla see konkreetne poiss ei oleks kleiti selgumad, aga ta ka ei saanud. Nii et olukord on väga keeruline. Aga see, et rahva valik oli selline, oli küll, sest et kui võtta maha arvestada suuremad linnad ja keskused ja need noorepoolsed inimesed, kes on läänemeelsed ja kui võtta ära nüüd ütleme puhtalt lääne väärtusi esindab ja lääne keskkonnast tulnud Gruusia eelmine president ja tema aparaat ja lisada juurde veel üks väga tähtis asjaolu 26 parteist, kes eksisteerivad Gruusias tänase päeva seisuga, ei ole opositsioon suutnud moodustada praeguseks ajaks ühtki blokki ega liitu.
vanglast juhib seda Mihhail Saakašvili ja ka ei suuda panna kokku 3 liikumisest koosnevat tugevat opositsiooni südamikku. Ja see juba näitab, et rahva mandaati pole, rahva poole ei pöörduta, elatakse iga liikumine oma mullis ja seal omakorda iga liider ajab oma isiklikku asja. See on fakt ja see valgustab olukorda Gruusias. Aga rahvas valis rahu. Ja selle, et nende sadamalinnad praegu on jõudsalt arenenud turismikeskusteks, mitte Venemaalt ainult, vaid üle maailma nagu. Ja et nad võtavad aja maha ja ajavad nii uskumatu, kui see ei tundu praegu, ajavad oma asja. Nad ei aja Vene asja. Moskvas ei olnud paraadil grusiine. Armeenlane oli miski pärast. Mida Pašinjan seal tegi? Võttis vastu Armeeniale peksa andnud aserite eliitväeosa. Poisid nende ründebrigaadist marssisid Punasel väljakul. Muuhulgas ka Pašinjani ees, kes võttis selle paraadi vastu ja andis au nimelt oma vaenlastele. Vot see on see Armeenia poliitika. Miks nad nii tegid? Ma ei tea. Miks nad saatsid Pašinjani? Võib-olla ei tea seda Armeenia parlamendiliikmed ka mitte, aga seal ta oli ja praeguseks on antud korraldus Armeenia välisministeeriumil kiiresti taastada kõik suhted Moskvaga, Lavroviga, Putiniga. Kas see on parem poliitika kui grusiinide oma, kes ajavad ühte joont ja omavahelisi tülisid neil seal ei ole. Nii et nad ei kummarda Moskvat rahulepingul sõlmimata. Diplomaatilisi suhteid ei ole, vastastiku külas ei käida, see on fakt. Üks tasand, mida tasub kindlasti kommenteerida, on ju see ka, et lugedes erinevate grusiinide väljaütlemisi, isegi Delfis lugesin ühe grusiinist politoloogiga tehtud intervjuud ja tema ütles väga selgelt välja selle, et grusiinid on aru saanud sellest, mida Lääs ja Euroopa Liit endast kujutab. See sama idee, et viid poja õppima Berliini või Londonisse või kuskile mujale, ta tuleb tagasi sealt lillade juuste ja kleidiga. Et meie siin ei taha sellist olukorda, meie ei taha sellist ühiskonda näha siin. Et kui me vaatame ka seda, mida hiljuti Gruusias on juhtunud, et näiteks Gruusia parlament, loeme siin Objektiivi uudist, võttis vastu LGBT propaganda vastase seaduse. Ja Gruusia on valinud sellise, nagu sa ütled, ka oma tee, ehk siis ka oma juurtest lähtuva tee, et on saadud aru, et see Lääs, mida neile on pakutud ja mida Sakartvelo tantsimistega seal edendatud, ei vii mitte kuskile välja, et see tegelikult söövitab nende enda kultuuri ära ja seda Gruusiat, mida tahetakse näha tulevikus ja kanda tulevikku selles lääne globalistlikus sulatusahjus, see sellisena sinna ei jõua. Ja sellepärast, et kui Vene turg ära kaob Gruusialt tagant, siis ega nende mineraalvett ei hakka sisse ostma massiliselt, ei Prantsusmaa, neil on endal kõik need Vichy-veed, ei Saksamaa, kellel on endal suurepärased veiniistandused ja õlled aga inglased, oli aeg, kus inglased kiitsid Gruusia teed. Aga see oli siis, kui kost ei olnud veel muudetud ja tee polnud ära solgitud, aga inglased suudavad ise väga head teed. Rääkimata ju Euroopast, kes ostab seda tooret sisse Hiinast ja Indiast ja ei ole millegagi turule tulla, aga sealt hakkab tulema ridamisi idiootseid elukorralduslikke määrusi ja ei saa nad enam istuda nagu praegu. Inimene istub tänavakohvikus, joob rahulikult kohvi, tõmbab suitsu ja mitte keegi ei käi pröökamas tema kallal, ja tõuksiga tast üle sõitmas, ja ühesõnaga tallinlased kadestavad ilmselt selles suhtes Tbilisi elanikke, kui nad teaks, kuidas see, nagu vanasti käis elu seal, ja et saada asemele majandussurutis vaenulik suurriik Venemaa, ja selle tänutäheks tähendab käituda nii, nagu ütleb mingi Tsahkna või keegi teine sealt, mitte Eestist,
ainult, vaid et see nagu on niivõrd ilmne rahva lolitamine, et rahvas ei taha seda. Milleks? Kuhu sa müüd oma mandariinid, viinamarjad, veinid, tohutu turg Venemaa. Peale kauba Venemaalt tuleb ju gaas, nafta, see lõigatakse ju kõik läbi. Aga Venemaaga kaupa tehes on nemad ju see vahendaja, kust Vene gaas jookseb läbi ja ühesõnaga või jääda nagu kuivanud kaev. Siin ei pea olema majandusteadlane. Isegi Armeenia, ma räägin, keeras tagasi Venemaa poole, kui nägi, kuidas lõhnab see Euroliiduga liitumine, mida nad alustasid suht hiljuti. Aga nüüd jälle Aserbaidžaan võis endale lubada Venemaa paika panemist. Aga see on lihtne põhjus. Seal on printsiip 2 riiki, 1 rahvas. Ehk siis Türgi ja Aserbaidžaan on küll 2 riiki, aga rahvas on põhimõtteliselt 1. Nii et Aserbaidžaani võib pidada rahulikult NATO liikmeks, mitte ametlikult, sest Türgi armee on nende taga ja selle armee varustus ja sõjatehnika, sest Türgi on üks väheseid riike regioonis ja üldse, kes toodab täistsüklit ise oma toormest, oma tehnoloogiast, oma know-how'ga. On see siis tank, on see siis korvett või destroyer, ründelaev, on see siis helikopter, on see siis automaat, kõike toodavad ise. NATO standarditele vastavad. Aga Gruusia ei ole mitte Aserbaidžaan, neil ei ole selja taga sihukest võimsat NATO-sse kuuluvat baasriiki NATO tugevaima väega, tugevaima ja kogenuma armeega, nagu seda on Türgi praegu. Rahvas on sellest Gruusias lihtsalt aru. See ei ole jonn, isegi mitte poliitilised ambitsioonid, see on tegelikkus. Aga Eestis seda näha ei ole. Eestist on näha ainult see, et Euroopa Liidu koolmeistrite ees võib ette näidata, et tunnid on hästi omandatud ja kõik on pähe õpitud. Ja nüüd vastame. Kiituskirjad saame siis. Nii on. Ja mida grusiin või Gruusia kultuuris sellise asja peale mõeldakse, et kui Margus Tsahkna seal nii-öelda tantsimas käib, et kuidas grusiin sellisele asjale üldse reageerib, samas ka sellele, et ma ei tea, öeldakse, et tühistame teie viisad ja nii edasi? Nad reageerivad nii, et see reaktsioon paistab aastate pärast. Praegu ei ole näha mitte midagi, nad ei hüsteeritse. Aga kogu Tsahkna võimlemist on pandud tähele ja meelde jäetud. Aga tõsiselt seda muidugi ei võeta. Lihtsalt arvestatakse sellega, et praegu on väärikuse säilitamine nende imidžile ka siseriiklikult kasulik ja soodus. Ja see, kui kaob ära väike Eesti, kes ostab sisse mingisuguse imetühise koguse borsoomi. See neil ei ole sellest eriti sooja ega külma. Aga meeldida selline asi ei saa. Seda arvataksegi. Naerdakse vaikselt omaette. Lihtsalt naerdakse. Venemaa ju ka naerab. Ammu. Mitte Eesti peale, aga juhtivate lääneriikide peale, Saksamaa, Prantsusmaa, muide ka USA peale, omavahel rääkides Kremlis. Vot nii, mis nüüd saab? Aga mis me nüüd teeme? Eks ju, Saksamaa tulemane kantsler on juba väga vihane meie peale. Oi, umbes nii. Tähendab, seda ei räägi mina. Seda räägivad mehed, kes on rääkinud nendega, keda nimetatakse Kremli tornide lähikunnaks. Ja see on täiesti usutav. Mõnikord, kui Lavrovil väga ära viskab, siis seal tagatoas, kui kaamera veel käib, ta ütleb ka ühte-teist varjamatult. Aga sellepärast, et nad saavad seda endale lubada. Ja peale kauba on veel üks termin rändamas nendes võimukoridorides. Hüsteerilised naisterahvad. Euroliidus. Ma ei hakka siin nimesid nimetama.
no mina hakkan, von der Leyen ja Kallas. See oli tore vahva pilt, kui kolmandaks oli seal veel see Maailmapanga tädi. Ja. Umbes sama või natuke vanem. Christine Lagarde. Kes neist aru saab ja no see oli üks siuke hea pilt oli. Kajal oli natuke püksid nagu muidugi, et nii suurte tädidega sai edetabelis või sinna, no mis ta oli see, koolides vanasti rippusid need meie paremad. Autahvel, autahvli nägu oli ees, aga see on mitte üleolek, vaid mis sa siin ikka arutad, eks ju. Ei hirmuta. Suured on suured ja väiksed on väiksed, siin ei ole vaja muud mõelda, kui et mitu diviisi on vaja selleks, et üle rullida Baltimaadest. Ja Soome piiri lähedale ju tahetakse formeerida diviise, üldse uusi diviise on plaanis teha tükki 13. Tänapäeva diviisis on ju kõik olemas, kõik väeliigid nii-öelda kombineeritud, see kõik need on nagu iseseisvad väikesed armeed, eks ju. Ja tasuks mõelda 40 000-lise armee olemasolul, kuidas Kasahstanil, kui ma ei eksin, ka 42 000 sõdurit Kasahstani armees. Ja kui nüüd võtta seda, et Ukrainasse tungis korraga vist 200 000 korpus. Nüüd võrdle 40 000 või 200 000. 200 000 näiteks, 300 000. Ja siin ei päästa see ka, et Euroopa relvajõududes tuleb see sõdurite hulk mingi 1,5 milli, venelaste praegu see 300 000 kohta, sest need ei ole ühe riigi armeed, vaid need on erinevate riikide, nad ei allu ühisele staabile ja nii, et need asjad on väga karmid ja grusiinid seda kõike teavad. Miks nad siis ei tea? Mida Eestil oleks praegu Gruusiast õppida üldse? Õppida, et enne ei maksa joosta rongi ees. Seesama rong võib sust üle sõita. Eesti suhtes ma mõtlen Euroliitu. Ja maksab rongiga reisides istuda vagunis soovitavalt magamiskupees, aga mitte joosta. Nii, nagunii see ei vii kuhugi. Ja Gruusia suguste riikidega suhteid säilitada ja olla nagu neutraalses tsoonis, sest et kui on ammu teada Putini selge väljaütlemine, et Venemaa piiride ääres saavad olema kas sõbralikud või vähemalt neutraalsed riigid, aga mitte mingisugused teised riigid üldse. Vot seda Gruusia kuulis. Neutraalsed. See ei tähenda okupeeritud. Aga kui jamaks läheb, siis mitte mingid riigid üldse. Ma soovitan süveneda sellesse viimasesse mõttesse. Aga mitte üldse, see tähendab, et piir nikub nii palju edasi, et siis see on juba Venemaa. Aga mitte naaberriik. Ja siis pole enam tähtis, on see sõbralik või neutraalne või. Aga kus sa sellega tehakse siin kõike seda, nagu oleks Eestil oma laevastik. Ma mõtlen see, mis annab laevastiku mõõtu välja. Oma õhuvägi on siis oma raketivägi ja oma tankivägi. Ma mäletan, kuidas Kunas nägi vaeva, mis siiamaani näeb, et tanke on tarvis tohutult. On siis tangid või, ei ole oma lennuvägi eelkõige. Tõusevad küll õhku, aga need on hispaanlased või kelle kord on, eks, hollandlased. Aga käitub riik nii, nagu oleks tal armaada terve õhulaevastik. Mitte eskadrilli paar, vaid terve armaada. Vot, nii et ma ei oska sulle öelda, miks seda tehakse, aga see võib lõppeda krahiga. Laupkokkupõrge, millele tüüritakse praegu riiki. Näide oli olemas, tankeri kinnipidamise katse. Sest enne kui sinna minna midagi näitama ja rääkima,
peab tankeri kinni pidama ja vist isegi Eesti vetesse suunama. See kukkus kolinaga läbi, saadeti kohe hävitajale. Ja asi jäi katki. No vot. Ja, need on teemad, mille üle tasub järele kahtlemata mõelda ja siin on Gruusia poliitikast Eestil nii mõndagi õppida, eelkõige omaenda traditsioonide, omaenda maa kultuuri säilitamise mõttes ja läbinägelikkuse mõttes samuti, et näha läbi seda, mida lääs tegelikult väga paljuski endast kujutab ja mida ta tegelikult tahab nendelt piiririikidelt, ehk siis sellist nii-öelda nõela karu istmikus. Ja. Riskimata ise, sest riskimata ise. Karu äsab käpaga ju neile, kes torgivad. Ja karu hakkab mõtlema enne, kui minna sinna kaugemale Briti saarte poole. Ja ega siis loote, et Hiina, kellega on tore teha ühisnäitusi ja paviljone avada, tuleb ja ütleb, et ärge tehke Moskvas, liiga Baltikumile. No nad ei ütle ju seda. Miks nad peaksid ütlema? Nad ei ütle üldse mitte midagi. Nagu praegu Ukrainas muide. See on ju võrdne sellega, et ei öelda üldse midagi, et me pooldame rahu. Meil on igavese rahuväljak on. Taevase rahuväljak on Pekingis. Ja nii, et liiga uljalt käitutakse. Ei ole põhjust ega vajadust. Aga see võib kalliks maksma minna. See ei ole hea ja see ei ole arukas. Ja kuni on Gruusial head suhted Moskvaga ja ega Eestigagi pole lõplikult nad tuksi keeratud, siis võib konsultatsioone võtta grusiinidelt. Ja, aga mitte teistelt spetsialistidelt Brüsselist. USA-ga on nüüd juba teistmoodi nagu. USA kipub Eestit ohjama isegi, kui retoorika läheb liiga, Aga muidugi palju nüüd see Eesti kuulaja ja inimene, kes praegu meid kuulab, sellest aru saab, on üks asi, sest et kui ikka mass saab aru ja ilmutab oma tahet ja oma suhtumist, siis on valitsejad natukene nagu sunnitud, et rahvale häälte nimel meeldida, ennast tagasi tõmbama. Ja parim katselava selleks on sügisesed valimised, kõige lähem meile. No muidugi suur mäng läheb lahti 2027. Aga kui püsib praegune koalitsioon, kus Tsahkna on siiski selle koalitsioonipartei liige, Reform ja Eesti 200. Et võt siis tuleks nagu muuta kogu mustrit. Aga nagu eile rääkis peale Paide volikogu koosoleku ja juhatuse valimist Martin Helme sellest küsimusest mõni sõna öeldes, et siis nagu ainult EKRE võimule tulek muudaks kogu mustrit. Isamaaliidu võtmine valitsusse või Keski võtmine praegusesse valitsusse oleks kosmeetiline. Mina nagu ütleks omalt poolt, et päris üksi nüüd EKRE poolt teha valitsust peale 2027 ei ole minu silmis tõenäoline. Rihtida tuleb vähemalt 2 partei liidule. Ja võt see teine partei on Keskerakond. Keegi lihtsalt ei jää sõelale. Mitte ei jää. Ma mäletan, mis nad tegid, kui päikesevalitsus tuli. Aga tegija oli siiski üks Ratas. Enam teda ei ole. Nüüd on olukord teine. Ja kogemused, mis Keskerakond sai Tallinna võimupöörde järel ja ajal, peaks nagu neid panema mõtlema selle liidu peale. Ma mõtlen riigis, mitte ainult linnas. Linnas tuleb nagu nii juurde sinna ühte ja teist, aga riigis. Ja kuidas selle kõigega hakkama saada? Nagu Gruusia unem saab hakkama üksinda. Tõesti üksinda, veel raskem, omades parlamendi enamust, aga mitte liitlasi. Nii et seda olekski vaja õppida. Ja kuidas seda teha arukalt ja ikkagi ilma verevalamiseta. Sest isegi Tbilisis, löödi küll kellelgi pea sisse, aga surnuaeda polnud kedagi viidud.
seda on ka õppida vaja. Ma ei usu, et analoog olukord Eestis oleks lõppenud nii väheste ohvritega, kui siin oleks välja toodud kõik need vesikahurid ja no mida näidati rahvale. Mäletad, kui need uut tehnikat juurde osteti, periskopmujad ja kõik muud värgid. See on minu nõuande väär, mida peaks rahvast tegema. Muidu, et mis te räägite, mis sest kasu on. Aga mida siis teha? No valimised tulevad, siis saabki teha. Mitte nii, et lähme plakatiga kuhugi sauna taha, kell 5 õhtul ja alustame meeleavaldust, mitte revolutsioon, meeleavaldust. Või valimised, see on demokraatlik viis. Ja muidugi on väga palju variante kõike seda vassida, aga noh, kui ikka vassimine liiga suureks läheb, ega nii ka ei saa vedada. Lõpmatult. Ja. Aga aitäh, Jüri, nende mõtete eest, selle saate eest, suur tänu siia stuudiosse tulemast ja jõudu sulle. Aitäh!